ja võistlus! Läheb matš käima, Rüütel taaskord sama taktikaga, mis varem on harjunud lähemale minema ja kas on Õgard, kes teda tõesti üritab ära õgida. Me oleme seda vastasseisu korra varem näinud ja poeg tõepoolest Rüütlile otse alla peitu. Rüütel üritab vastu panna. Ootame taha mõne aitiselt põlevat robotit, vaatame, kas õnnestub. Ja Õgard tõepoolest annab endast parima, et Rüütlile on sama alla pugeda, aga Rüütel on suur tugev robot, kes on vastu pidanud kõik lahingud ja vaatagi, kui hästi Rüütel liigub, aga Õgard on pugenud taas seiliku alla. Ja loodame, et need liiguvad mõlemad, tundub, et Õgard liigub edasi samas tempos. Rüütel samuti, nii et ta ei jonni. Vaadake, OSV-kaatjas tehtud mäss ja finaalis pole mingit probleemi. Õgard taas kord üritab Rüütlile tänu teha. Ja Õgard, ja kui sõppu näha, siis mõlemad võistkonnad on saanud omad kaotused. Õgard on mõlke täis ja Rüütel täpselt samamoodi nagu ketasõikur ja ammu ära kaotanud. Aga see on finaali vääriline. Kui te olete Rüütli poolt, siis tehke Me oleme läinud 50 sekundit võistlust. Kui te olete Õgardi poolt, siis nüüd tehke Me näeme, et mõlemal vähemalt on väga suur hulk mõttesid publiku seas. Kohe varsti on selgumas see, kes on selle võistluse võitnud. Mul on tunne, et siin kohtunikud peavad otsustama. Seega näen, et kõik sügavad kukad, ei olnud sügav lampa, Kristjan Liis sügav kõhtu. Kõik on valmis võistluse võitnud selgitama, aga see ei saa olema lihtne. Ja nüüd on 20 sekundit. 15 sekundit lõpuni, tasavägine, samasugune puksimine. Noorte sikkude säkkude vahel käib, nagu me oleme täna mitu korda näinud. Totsu lendab igal pool, see on lõbus, see on romanik. 4, 3, 2, 1 ja kõik! Ja kohtunikelt on vaja otsust.